Tere, mina olen Gretel, toote tantsutehnika õpetaja ja võistluskavade koreograaf. Ja täna räägime veidi järjepidevusest. Minu jaoks on meisterlikkus tantsus hästi huvitav ja oluline teema. Mulle meeldib meisterlikkus näiteks kokanduses, mulle meeldib süüa toitu, mis on väga hästi tehtud. Mulle meeldib vaadata maalikunsti, kus ma näen kunstniku käelisi oskusi, mis on muljetavaldavad. Ja seesama meeldib mulle tantsus ka väga. Ja ma arvan, et meisterlikkuseni jõuab ainult järjepideva tööga. Et jah, eeldused on omal kohal kindlasti, aga eeldustest ei saa asja. See potentsiaal ei saa avalduda, kui seal taga pole seda järjepidevat tööd. Nii nagu kokanduseski näiteks perfektsete makroonide tegemiseks tuleb neid ikkagi omajagu teha, siis samamoodi tuleb ka tantsus ju selleks, et teha väga häid piruette, tehagi väga palju piruette ja selle sees siis õppida neid osaoskusi, et näiteks kui makroonide juures on väga tähtis vist segada seda tainast kuidagi väga ilusti, et ta jääks piisavalt õhuline ja hoidma, siis piruette õppides me õpime ka näiteks preparatsiooni väga hästi tegema, väga täpselt ja nagu optimaalse jõuga ja tõugega, et need piruetid õnnestuksid ja et nad iga kord õnnestuksid. Kui see piruett või see makroon on meil juba lihasmälus, nii et me tõesti oskame seda teha iga kord siis ilma retseptita või ilma suurema mõtlemiseta, siis me saame hakata selle makrooni või piruetiga siis mängima. Me saame seda maitsestada, lisada sinna juurde mingisuguseid huvitavaid nüansse, mida me varem ei oleks suutnud teha, sest meil polnud seda baasi või seda põhioskust nagu enne all. Ja sealt tekibki minu meelest selline meisterlik innovatsioon, mida on väga-väga huvitav vaadata. Et seal on nagu vaks vahet, kas innovatsiooni all on see baas olemas või ei ole. Selleks, et milleski meisterlikuks saada, tulebki neid asju siis palju teha ja korrata ja see võib muutuda üsna üksluiseks vahepeal ja seal tulebki mängu distsipliin, mis vahepeal eeldabki siis seda, et sa sunnid ennast tegema asju, mis võib-olla ei ole iga kord enam väga huvitavad. Kuigi minu meelest, kui väga kaua ikkagi pühenduda mingile ühele teemale, siis tekib ka seal see huvi, et minul on küll väga huvitav endiselt pliiet teha, sest ma leian seal iga kord midagi uut, on ju. Et sellega ka, see võib vahel areneda ka teistest suundades. Aga jah, ma usun, et distsipliini endas kasvatamine või selle distsiplineerituse kasvatamine on nagu üks väga suur kiirendi sinu meisterlikkuse arenguks ka. Isegi kui sa võib-olla ei taha saada maailma parimaks tantsijaks, et sul ei ole ambitsiooni võib-olla tantsuga siduda oma elu pikemas perspektiivis, siis ma siiski väga julgustaksin minema tantsuga nii all in, kui sa saad või kui sul on võimalik, sest et sellist pühendumist alale, mis sulle meeldib ja korda läheb, seda kogemust nagu ei asenda mitte miski. See distsipliin ja järjepidevus, mida sa saad tantsus endas arendada, see on life skill ja ma olen täiesti veendunud, aitab sind kõikides eluvaldkondades edaspidi ka, ükskõik mida sa otsustad siis teha, kas saada arstiks või maalikunstnikuks või kokaks või kelleks tahes. Et me saame siit tantsust selle eneseusu, et me suudame teha raskeid asju, et me suudame üle minna raskustest ja sellest natuke igavast faasist võib-olla, et seda ei asenda mitte miski. Ja sellepärast ma julgustaksin väga ka vanemaid tõesti toetama oma noori ja lapsi sellisel teekonnal, mida nad ise tahavad teha ja kus nad ise tahavad pingutada. Ma tõesti usun, et see on täiesti asendamatu väärtuslik elukogemus. Selle järjepidevuse teema juures on minu jaoks veel üks tahk see, et ma mõtestan eraldi tantsuõpet ja siis sellist tantsus enese täiendamist. Mul on hästi suur respekt tantsukoolide vastu, kes suudavad pakkuda süsteemset, läbimõeldud õpet, nii et tantsija tõesti tantsukoolis vedetud aastate jooksul areneb mitmekülgselt, ta saab väga hea tehnilise baasi ja ka sellise hea silmaringi. Tal tekib mingisugune tunnetus, et mis see tema nišš tantsus on, ta leiab nagu selle enda asja sealt ülesse. Ja sellepärast ma ka väga julgustan tantsijaid püsima tantsukoolis ikkagi piisavalt kaua ja piisavalt kaua minu meelest on ka nagu maksimaalselt kaua, et usalda oma õpetajaid endaga töötama pikalt, sest kui õpetaja tunneb sind ja näeb sinu arengut, siis ta oskab sind ka suunata nendesse kohtadesse, kus sa võiksid veel areneda ja oskab sinu potentsiaali nagu realiseerida. Ja tihti see võib tulla ka sulle endale võib-olla ootamatult. Et
et see pikk koostöö õpetajaga on ka üliväärtuslik asi. Et vahel võib tunduda, et kuskil mujal on väga palju huvitavaid asju veel ja kindlasti tasubki katsetada ja proovida ja võtta igalt poolt kõike, mis võimalik, sest see ka areneb meid muidugi 100 erineval moel veel ja on väga-väga hea enesetäiendamise nagu komponent sinu treeningus. Aga selle all minu meelest võiks olla see pikaajaline koostöö ühe kooli või ühe õpetajaga, kes näeb sind sellises pikas vaates ja elab sulle kaasa ja hoiab sul nii-öelda kätt ja suunab ja müksab sinnapoole, kuhu sa võib-olla võiksid veel vaadata. Nii et selleks, et olla meisterlik ja sisukas ja huvitav tantsija, siis anna oma arengule aega, mine läbi sellest natuke tüütust järjepidevusest või nendest kordustest, see kõik on vajalik ja see kõik tasub ära. See tulemused ei tule kunagi üleöö. Et kuigi me tahaksime kõike ju alati kiiresti ja et meil oleks kogu aeg huvitav ja põnev, siis sisu kasvab ikkagi ajaga. Nii et kannatlikkust ja järjepidevust.